Tere tulemast Meestelet testib rubriiki. Meil on täna testimised 6,75 liitrise mootori mahuga Bentley Arnage T. T tähistab turbot, 2,6 tonnine auto, topeltturbod ja palju rõõmu. Tänase saate on teieni toonud Finance autolaen, vaadake järgi meestelet.finance lehelt ja auto on siis JP Carsilt jpcars.ee ja ega muud kui stardime siit. No nii, ja sõites selle Bentley Arnage T-ga kohe torkab silma, et see mootor on üks võimas asi siin kapoti all. Rool on väga kerge. Eile sõitsin just 2005 aasta Flying Spurriga mingid otsad õhtul ja sellel autol on praegu rool oluliselt kergem ja kogu see seade on nagu pehmem ja kuidagi sellisem mugavusele võib-olla nagu natuke rohkem orienteeritud. Ja mis veel on siis see, et ega siin nii-öelda rehvimüra väga suurt ei ole, tuult praktiliselt ei ole, auto on 2,6 tonni ilmselgelt, siin on ka päris palju materjale, mida on kasutatud ja kogu vedrustuse pool hästi pehme, hästi selline õõtsuv ja väga mõnus kusjuures. See on nagu esimene asi, mis kohe silma torkab. Nii, ja 3 huvitavat fakti peale mootori mürina selle Arnage T kohta. Esiteks 875 Nm väänet. Selle ta annab sulle 3250 pöörde pealt ja seda on üpriski palju. Teine asi, tal on ainult 4-käiguline automaatkäigukast, aga mina pole siin sõites aru saanud, et seda nagu vähe oleks. Ta kuidagi suudab selle väga ilusti selle mootoriga ära kombineerida ja see minek on tegelikult üllatavalt ühtlane, et kui sa 4-käigulise manuaaliga sõidaksid, siis seda oleks kordades rohkem tunda. See minek on väga ühtlane, ma ei saanud praegu käiguvahetustest absoluutselt aru. Ja kolmandaks, mass päris suur, pikkus päris suur, 5,4 meetrit ja 2,6 tonni, nii et ühe raske autoga on tegemist nagu pool majapidamist oleks kaasas, aga väga luksuslik sõit. Teeme ühe väikse katsetuse veel, me hakkasin seda autot üldsegi piiride peale proovima, aga kui sa siin 2800 pöördeni kiirendad kuni 80-ni, siis see on väga ühtlaselt käes, nii et ma ei tea täpselt, kuidas see tehniliselt lahendatud on. See 4 käiku ja 6,75 ehk siis praktiliselt 7-liitrine mootor 2 turboga, aga neid käiguvahetusi ei tunne ühtlasel kiirendusel ja see minek on väga ühtlane, siidine ja mida veel tahta, ma arvan, et siuke Tartu ots, kui sa sportliku sõitu taga ei aja, siis on üks väga kvaliteetne kogemus. Selle suhteliselt raske suunatule lüliti, mille tagajärjel muide tulevad ka üsna tugevad klõpsud siia salongi. Sellega on pull lugu see, et siit pealt käivad ka kojamehed, nii et esimese hooga enne kui autoga sõitma hakkad, tasub selgeks teha, kus kojamehed käivad, muidu kui vihmasahmakas tuleb ja sa siin parema käega otsima hakkad, siis siit sa midagi ei leia. Nii et selline eripära, aga tõesti see pehmus, mis selle autoga kaasneb, on kuidagi, ma ütleks, et polegi tegelikult nii pehme autoga sõitnud, et vähemalt ütleme siit kaasajastust. Aga kohe oleme jõudmas siin natukene sellise väledama lõigu peale, vaatame, kuidas ta suurema kiiruse peal sõita on. No kindlasti me ei hakka siit mingisugust kurvide koha pealt mingisugust kiirust taga ajama, vaid pigem vaataks lihtsalt, kuidas see sõit ja ka kiirendus on. Meil on 6,75 liitrit, 875 Nm ja see on ilus hääl. Bentley Arnage T sõitjate ruum on 3 nüansi pärast natukene erilisem, võib-olla kui tavaautod, millega me tänapäeval oleme harjunud sõitma. Esimene neist on see, et
see esimene esipaneel on siin täiesti eraldiseisev, moodustab eraldi seina, ta ei ole juhi ümber keeratud ja tänu sellele tekib sul siin juhina laiusesse on piisavalt ruumi, ees on eraldi ruum ja nüüd ongi need tugitoolid on siin istmed, nimetame neid tugitoolideks, sest see pehmus on tõesti USA autode sihuke 60ndate teema praktiliselt, on täiesti eraldiseisva, nii et sa oledki praktiliselt eraldiseisvalt siukse puitpaneelidega toas. Teine asi, mis torkab silma, keskel on siis istmete reguleerimiseks nupud, peeglid ja käigukang käib üles tõstes, edasi-tagasi, siin ei saa külje peal neid Bentley kohti siis vajutada, mida kindlasti paljud proovivad teha, mis siin patus alata proovisin ka ise esimese hooga. Ja kolmandaks, need digitaalsed, tähendab, mitte digitaalsed näidikud siis siin keskel 5 tükki, annavad ka sellise elegantse touchi, nii et see selline metall, puit ja väga pehme nahk on seda kogemust kindlasti väärt. Ka selle auto tagaistmel peab paraku tegema natuke pikema pausi. Ja miks on siis see, et meil on siin väga palju erinevaid detaile. No Bentley'dele tuttavalt on siin õhuavad, eks ole, olemas, aga siin on sellised peened, väiksed pudelihoidjad. Need ei ole siuksed klassikalised McDonaldsi topsihoidjad, nagu võib-olla tänapäeval mõnest autost võid leida. Istmed on keskel elektriliselt reguleeritavad, saab siin siis enda jalaruumi ja sellega ka seljatoe kallet siis reguleerida. Lisaks avanevad siit sellised lauad, väiksem laptop, telefon hoida pikemal reisil ja pange tähele, siin nurgas on ka peeglid. See siis tõenäoliselt, et vaadata, et kael on ilusti sõiduasendis, aga jah, neid elemente, peeneid elemente on palju ja istme pehmus ja käetugede pehmus on jällegi omast klassist, nii et jah, ütlen ausalt, seda peab omal nahal või siis Bentley nahal järgi proovima. Ja kokkuvõtteks, nagu näete, peale proovisõitu antenn püsti, raadiolevi, top notch, aga alustame miinustest. No rahva lemmik, kütusekulu üle 20 liitri 100-le. No kui sa Bentley ostad, tuleb ära harjuda. Teine miinus, natukene pidurdusmaa on suur, auto kaalub 2,6 tonni ja sa pead arvestama selle pidurdusmaaga, tal võimsus on korralik, vääne on korralik, nii et üles selle kiiruse saab, aga ära unusta, pidama peab ka saama. Ja kolmas asi, mida kindlasti tähele panna, on see, et kaasnevad kulud. Antud autodelt teatud vead võivad olla kallid, see auto on küll 27 000 sõitnud ja loodame, et kestab veel palju aastaid muretult, aga üldiselt tasub autosid hoolikalt kontrollida. Nüüd jõuame plusside juurde. No esiteks see disain ja sõitjate ruum. See on materjalid, kõik see on kogemus oma ette. Teine asi, müra, selline kvaliteetne mootori hääl ja see V8 enda topeltturboga annab seda väga-väga ilusti edasi. Ja kolmandaks, no ei saa mitte midagi teha, aga kogu see disaini keel, mis on ajastu omane ees, need ümmargused tuled, kogu see tagaosa, no läheb natukene juba liiga spetsiifiliseks ära, aga väga nauditav koht, kus olla ja kellele see auto võiks sobida, tead, kui sul mõis on, osta see auto ka ja ma arvan, et sul on 2 väga-väga head asja, mille peale raha kulutada ja mis teevad sind samal ajal õnnelikuks. Me kohtume järgmises Meestelet testib saates, saate on teieni toonud meestelet.finance autolaen ja täname veel kord JP Carsi. Näeme järgmises saates.